Tere pärastlõunat kõigile, et kes on leidnud aega teises infotunnis osaleda. Nagu me siis välja kuulutasime, et teeme 2 infotundi, et tegelikult need on natuke erineva suunitlusega. Et algus on küll suhteliselt sama, et mina räägin, et mida me siin oleme viimase aasta jooksul teinud, aga siis sisu osas siis Ille keskendub nüüd teises infotunnis natuke rohkem nende haldustöötajate riskidele ja haldustööga seonduvatele riskidele, et mis ei ole nii otseselt nagu kontoriga seotud. Aga kuulata võite nagu ikka, et kindlasti seal mingeid kokkupuutepunkte nagu tekib, et kes siin siis praegu nagu liitusid. Et esimeses infotunnis me keskendusime peamiselt kontoritöö ja akadeemilise tööga seonduvatele riskidele. Ja et kui ei saanud osaleda, et siis ärge muretsege, et nii nagu ma selles reedel välja saadetud infos ka mainisin, et mõlemad infotunnid salvestatakse ja need tehakse siis kättesaadavaks. Nii et neid saab järelvaadata ja sinna lisandub ka siis test, mille me koostame koos Priiduga selle infotunnis käsitletud teemade põhiselt ja selle testi täitmine siis on kõikidele töötajatele nii-öelda kohustuslik, et see täidetud testi tulemus on siis aluseks selle täiendjuhendamise registreerimisele. Aga alustame siis sellest, et ma kõigepealt teen lühikese sissejuhatuse siia infotundi, et ma räägin mõned sellised põhiasjad, mis selle riskianalüüsi teemaga seonduvad. Ja siis annan sõna Illele. Et minu nimi on Kaie Kranich, mina olen töökeskkonna spetsialist, minu töökoht asub Mõdrikul, aga olen siis ka üle Tallinna Tehnikakõrgkooli siis seotud töökeskkonna nõukogu kaudu kõikide töökeskkonna küsimustega. Ja meiega on liitunud ka Ille Nakurt-Murumaa, et kes kohe saab paar sõna ka enda tutvustuseks öelda. Nii, tere minu poolt. Mina olen siis riskianalüüsi konsultant, tööõiguse ja tööohutuse valdkonna jurist ja olen teie riskianalüüsi protsessi kaasatud siis välise konsultandina ja tegelikult Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis teinud riskianalüüsi koos Kaiega ka aastal 2018. Ja sel korral siis meie töö võttis aega ka umbes täpselt 1 õppeaasta ja tänaseks on siis sündinud töökeskkonna riskianalüüsi dokument, mis kajastab teie maja töökeskkonna ohutegureid ja ohutegurite poolt põhjustatud riske ja neid sekkumismeetmeid, mis on siis tarvilikud riskide maandamiseks ja sellest me siis siin kohe järjest rääkima hakkame, et nüüd kõigepealt Kaie räägib natuke sissejuhatuseks ja siis mina räägin natuke siis lähemalt konkreetsetest ohuteguritest ja riskidest. Ma nüüd jagan oma ekraani. Nii, võite anda mulle tagasisidet, et kas see slaid on nähtav ekraanil? Esitluse esislaid. Et näete jah, seda Tehnikakõrgkooli slaidi, jah? Väga hea. Et lühikese sissejuhatusena ja meeldetuletusena, et siin on olnud sellest varem juttu, aga tööandjal on siis kohustus oma töökeskkonda hinnata regulaarselt ja seda siis tehakse läbi riski hindamise ehk et viiakse läbi või korraldatakse nii-öelda töökeskkonna riskianalüüs, mille käigus tööandja selgitab välja siis selle, et millised on need ohutegurid, millega tema töökeskkonnas töötajad kokku võivad puutuda ja sellest tingitud võimalikud terviseriskid. Ja vajadusel siis ka teeb ise või korraldab erinevate ohutegurite parameetrite mõõtmise ja selle alusel siis ka määrab riskitasemed ja kavandab need tegevused, millega neid võimalikke terviseriske maandada.
või viia miinimumini või ka ennetada. Ja riskianalüüsi tulemuste põhjal koostatakse siis tegevuskava, mis näeb ette need meetmed, et mida rakendatakse töökeskkonnas riskide maandamiseks ja mille abil muuta töökeskkond töötajatele ohutumaks ja tervislikumaks. Ja tööandja kohustus ühtlasi töötervise ja tööohutuse seadusest tulenev kohustus on ka töötajaid teavitada töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest ja seesama kehtib siis ka töötajate esindajate kohta, et ka nemad peavad olema siis teavitatud. Ja oleme seda riskianalüüsi tutvustanud siis nii Töökeskkonna nõukogus, rektoraadile on seda juba tutvustatud ja nüüd siis ka töötajatele lühidalt. Ja kes siin natuke hiljem liitusid, et veel kord siis ütlen, et meil on 2 tegelikult erineva sisuga infotundi, et esimene infotund oli siis suunatud eelkõige kontoritöötajatele, akadeemilistele töötajatele ja see teine nüüd, mis siis käivitus, on suunatud nii-öelda haldustöötajatele ja laboritöötajatele, et riskid on mõnevõrra erinevad ja seetõttu me otsustasime neid ka niimoodi jagada, aga on töötajaid, kellele soovitame kindlasti vaadata siis mõlemat infotundi, et ka seda esimest infotundi, et kus on siis peamiselt räägitud nii-öelda nendest kontoririskidest. Et nüüd, mis on veel tööandja kohustused, et lisaks sellele, et kui ta ühe korra selle riskianalüüsi on ära koostanud ja riskid ära hinnanud ja tegevuskava koostanud, siis tegelikult tuleb seda riskianalüüsi ka teatud nii-öelda aja tagant või teatud põhjustel ka uuendada. Need põhjused on välja toodud töötervise ja tööohutuse seaduses, et peamiselt on need seotud siis sellega, et kui näiteks töökeskkonda on arendatud või parendatud, et töökeskkonna tingimusi on muudetud, uusi töövahendeid või seadmeid on kasutusele võetud, tehnoloogiat on uuendatud või on ilmnenud siis mingisugused uued ohutegurid, millest varem ei oldud teadlikud või mida pole osatud nagu riskianalüüsi käigus varem hinnata. Need ohutegurid võivad olla seotud näiteks erinevate tööõnnetustega, mis on töökeskkonnas juhtunud või näiteks ka kui tervisekontrolli käigus siis töötervishoiuarst tuvastab näiteks töötajal mingisuguse terviseprobleemi. See võib olla ka tööst põhjustatud haigestumine või ka kutsehaigestumine, mis on seotud mingisuguse ohuteguriga. Et siis, kui neid ohutegureid ei ole varem riskianalüüsi käigus hinnatud, siis see on ka üks punkt, mille alusel peaks riskianalüüsi siis uuendama. Et miks tekkis Tallinna Tehnikakõrgkoolis vajadus uue riskianalüüsi järele, et siin oli mitu põhjust, aga peamine oli siis see, et nii-öelda varasemalt on küll neid riskianalüüse koostatud nii Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis kui Tallinna Tehnikakõrgkoolis, aga et siiani ei olnud meil sellist ühtset riskianalüüsi, mis oleks siis kahe kõrgkooli ühendatud töökeskkonda nagu hõlmanud. Sest varasemad riskianalüüsid on tehtud seal erinevatel aastatel ja osade kaupa, et näiteks Tõkas aastatel 2011 ja 2018 ja 2021 ja Mõdrikul siis tehti kogu töökeskkonda hõlmav viimane põhjalik riskianalüüs aastal 2018. Ja tekkiski see vajadus, et kuna 2 kooli vahepeal ühinesid, et siis ühtlustada see kogu töökeskkonnaalane informatsioon riskianalüüsis ja kavandada siis ühtsed meetmed nii-öelda kõikide kõrgkooli struktuuriüksuste üleselt. Et mida me siis rakendame. Ja vahepeal on meie töö- ja õpikeskkond ka väga märkimisväärselt nagu uuenenud, et meil on tehtud üsna mitmetes korpustes Tallinna peamajas selliseid ulatuslikke või mahukaid remonte ja renoveerimisi. Laboriseadmeid on kaasajastatud, uusi laboreid on juurde tekkinud, et näiteks Mõdrikule on viimase 5 aasta jooksul ehitatud 3 uut laborit. Siis ka töötajate töökohti on kaasajastatud, et on auditooriumites võetud kasutusele uusi tehnilisi seadmeid, näiteks siis veebitundide läbiviimiseks. On ka kasutatud või nii-öelda siis rakendatud erinevaid selliseid akustilisi lahendusi,
näiteks Tallinna peamajas müra summutamiseks, peamiselt siis selle taustmüra summutamiseks ja nii edasi ja nii edasi. Nii neid põhjusi siin selle töökeskkonna muutusega on üsna mitmeid. Et mis on üldse riskianalüüsi põhieesmärk, et eelkõige siis tööandja jaoks on eesmärk saada ülevaade sellest, et milline see töökeskkond on, milles töötajad igapäevaselt oma aega veedavad ja millised on need peamised ohutegurid ja peamised terviseriskid, mis töötajaid võivad ohustada või töötajate tervist kahjustada ja selle alusel siis ka kavandada tegevused, et kuidas muuta töökeskkonda ohutumaks ja nii-öelda suurendada töötajate heaolu. Kindlasti on see seotud ka tervisekontrolli korraldamisega, et meie asutuses on ka otsustatud, et kuna tervisekontroll iseenesest on ennetusmeede, et millega tööandja saab jälgida seda, et kas need töökeskkonnas esinevad ohutegurid võivad kuidagi tema töötajate tervist mõjutada, et siis on tervisekontroll kohustuslik kõikidele töötajatele läbida ja niimoodi on seda siis ka võimaldatud. Ja tegevused, mida riskianalüüs või nii-öelda, mida tervisekontrollis käigus tehakse, need terviseuuringud, et need on siis kavandatud lähtuvalt sellest, et millised on need ohutegurid ja võimalikud terviseriskid, millega töötaja võib töökeskkonnas kokku puutuda. Kuidas on riskianalüüsi läbi viidud, et see protsess, kuidas see on välja näinud või kuidas see on siis toimunud viimase aasta jooksul, et sellest hetkest alates, kui kaardistati nii-öelda see vajadus, et meie riskianalüüsid on aegunud, et siis lepiti juhtkonna tasandil kokku, et viiakse läbi kõiki tõka struktuuriüksusi hõlmav riskianalüüs. See puudutab siis nii Tallinna peamaja, Siidisaba üksust, Topu keskust, Rakvere keskust kui ka siis Mõdriku keskust. Ja et tulemuseks peakski olema siis selline ühtlustatud ühtne dokument, kus on kaardistatud siis kõikide struktuuriüksuste põhiselt ka need erinevad riskid ja kavandatud siis parendustegevused. Ja selleks, et see meie riskianalüüs oleks ka objektiivsem, et meil oleks nii-öelda selline välisvaade sellele meie töö- ja õpikeskkonnale, et selleks sai kaasatud siis ka nii-öelda välisvaatlejana siis riskianalüüsi konsultant, kelleks oli Illena Kurt-Murumaa, et tema tutvustab kohe-kohe ka lähemalt neid peamisi riskianalüüsi tulemusi, aga et miks see välisvaatleja nii-öelda hea on, et tema võib-olla näeb neid asju, mida me ise igapäevaselt ei oska või ei taha tähele panna või millele me ei oska ise oma tähelepanu suunata. Ja et tekib ka nagu see võrdlusmoment teiste töökeskkondadega, et millises positsioonis me siis parajasti oleme oma töö- ja õpikeskkonna arendamisega. Ja mis oli minu selline eriline soov ka, et kindlasti, et kõik töötajad oleks kaasatud sellesse riskianalüüsi protsessi, et selleks siis me koostasime 2 sellist üsna mahukat küsimustikku ja jagasime töötajad tegelikult 2 sellisesse sihtrühma, et ühe sihtrühma moodustasid siis need töötajad, kes peamiselt on seotud kuidagi kas akadeemilise tegevusega või siis ka kontoritööga ja teise väiksema rühma siis moodustasid need inimesed, kes on seotud näiteks laboritööga ja haldustööga. Et kes siis rohkem töötavad nii-öelda kontorist väljaspool. Et need riskid on mõnevõrra erinevad ja sellest lähtuvalt me siis oleme ka need infotunnid üles ehitanud. Ja küsitlus hõlmas siis kõiki 5 grupi töökeskkonna ohutegureid ehk et füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, füsioloogilisi ja psühhosotsiaalseid. Ja töötajad said vastata siis ühele küsimustikule lähtuvalt nende profiilist, et üldvalim oli 260 töötajat, lõplikuks valimiks osutus 176 töötajat ehk et siis 68% kõigist meie töötajatest vastas küsimustikule. Ja selle protsessi jooksul, 4 nädala jooksul, millal need küsimustikud siis avatud olid, sai saadetud ka 3 meeldetuletuskirja, et millest oli kõvasti abi. Mulle vähemalt isiklikult tundus, et kohe see vastajate skoor nii-öelda suurenes.
et ma siin nüüd annan siis sõna üle Illele, kes saab täpsemalt tutvustada riskianalüüsi tulemusi ja rääkida nendest üksikasjadest. Ja kui me oleme siis sellega lõpule jõudnud, siis räägin lühidalt ka sellest, millised on need riskianalüüsi järgsed tegevused, et mis me siis edasi teeme. Nii. Aitäh, Kaie. Ja Ma nüüd kohe lõpetan jagamise. Kohe panen siis teie jaoks ette uue pildi ja räägime pisut riskianalüüsi tulemustest ja selleks, et siis neid riskianalüüsi tulemusi tutvustada, hästi natuke räägin sellest metoodikast, kuidas me seda tegime ja mida see riskianalüüsi dokument siis kajastab või mis need riskihinded ja kuidas see riskihindamine siis üldse välja nägi. Ja tegelikult tuleb arvestada, et tõesti töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise kohustus on Eestis tööandjatel alates aastast 1999, aga selle aja jooksul ehk siis pisut enam kui 25 aasta jooksul on tegelikult ühiskond meie ümber väga palju muutunud ja tegelikult on muutunud ka ühelt poolt siis seadusandja vaade sellele, mida see riskianalüüs peaks kajastama, aga teisest küljest on muutunud meie töösuhted, meie töö sisu ja seetõttu on muutunud ka töötajate ootused tööandjatele. Et tegelikult seda taasiseseisvumisjärgset perioodi võib siis lühidalt iseloomustada nagu siin slaidil toodud pildid, et me oleme liikunud võib-olla sellisest arhailisest töökeskkonnast siis täna niisugusesse kõrgtehnoloogilisse maailma ja tegelikult ka tavalise kontoritöö või mitmete muude selliste, ütleme näiteks ka laborites on meil ikkagi väga palju abiks tehnoloogia. Me kasutame juba tehisaru ja see tähendab seda, et tegelikult tööandjatele siis need ootused on hoopis teistsugused, et see aeg, kui tööandja võttis inimese tööle, andis töö, maksis kokkulepitud kuupäeval ära kokkulepitud palga ja eeldas, et töötaja teeb siis kellast kellani oma kokkulepitud tööd, et see aeg on täna pöördumatult ümber, täna on ootused tööandjatele hoopis teistsugused. Ja seda kõike me siis üritasime ka riskianalüüsi tegemisel ikkagi arvestada. Nii palju kui võimalik, kõike pole kunagi võimalik ette näha ja kindlasti võib olla, et 5 aasta pärast me vaatame ka tänasele tegevusele tagasi ja mõtleme, et oi näed, et need asjad oleks võinud siis juba aimata või ette näha, aga me lähtume ikkagi sellest teadmisest, mis meil täna on. Ja riskianalüüsi tegemisel, nii nagu Kaie ka ütles, on tegelikult see sisu või see kõige olulisem tuum on see, et me tahame ära hoida töökeskkonnas tööõnnetusi ja tööhaigusi ehk siis kokkuvõtlikult neid tööga seotud tervisekahjustusi. Me ei tee riskianalüüsi selleks, et lihtsalt koostada uhkeid dokumente või et minul konsultandina ja teie maja tööohutuse valdkonna inimestel oleks lihtsalt töö, mida teha või sebida mingisuguste dokumentidega, et tegelikult kogu selle protsessi eesmärk on ikkagi ära hoida tööga seotud tervisekahjustusi. Ja selle tervisekahjustuste ärahoidmise all ma pean silmas just nimelt nii tööõnnetuste kui ka siis nende tööhaiguste viimist nagu miinimumini. Seda, kas meil õnnestub täielikult nulli viia, keeruline öelda, aga viia miinimumini see, et inimestel tekiks siis tööga seoses tervisekahjustusi. Sest need tööga seotud tervisekahjustused on väga kulukad, nad on kulukad nii inimesele, nad on kulukad tööandjale ja nad on kulukad ka ühiskonnale. Ja me kõik teame, et maksuraha jääb järjest vähemaks ja raviraha sealhulgas. Ja seetõttu me siis pingutame kõigest väest, et neid tööga seotud tervisekahjustusi ette näha ja rakendada siis asjakohaseid meetmeid, et need tervisekahjustused oleks maksimaalselt ära hoitud. Selleks, et riskianalüüsi teha, loomulikult ei piisa sellest, et me iseenese tarkusest, ükskõik kui tublid me oleme,
seda kõike välja mõtleme, me peame ikkagi aluseks võtma õigusaktide nõuded ja õigusaktidest siis just teie valdkonnas, kui me räägime siis ütleme sellistest tegevuse või ka siis ütleme sellise tehnoloogilise protsessi või mitte ravi, laboritööga seotud tegevustest, siis loomulikult põhilised õigusaktid on töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja töölepingu seadus, aga samavõrra ka kemikaaliseadus, seadmeohutuse seadus ja ütleme siis need nakkushaiguste ennetamise tõrje ja rahvatervise seadus. Ja sinna vahele jäävad siis loomulikult isikuandmete kaitse nõuded ja võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse seadus, mida tuleb tööandjal ka alati arvestada. Lisaks õigusaktidele, nende seaduste juurde käib veel lugematu hulk määrusi, aga lisaks siis nendele õigusaktidele peame me arvestama vajalikus ulatuses siis standardite nõuetega. Standardite nõuded on kehtivad ja siduvad siis, kui see on kas kehtestatud siis õigusaktiga või selle standardi järgimise kohustus tuleb mingist muust nõudest. Ja loomulikult standardite nõudeid võib alati rakendada ka vabatahtlikult. Ja teie kõigi panus sellesse riskianalüüsi läbi siis sellele küsimustikule vastamise ja vaatasin üle, et tõepoolest siis sellele haldustöödega seotud küsimustikule vastas siis vist 16 inimest. Nii et saime siis ka teilt infot selle kohta, kuidas te ise tajute oma töökeskkonda ja millised ohutegurid teie arvates teie töökeskkonnas võiksid tervist kahjustada. Ja kuidas seda riskianalüüsi siis läbi viidi, mida me selleks tegime ja mida me selle riskianalüüsi läbiviimise käigus teada saime ja dokumenteerisime. Seda, et tööandja on kohustatud läbi viima riskianalüüsi, seda Kaie juba rääkis, aga mis see riskianalüüs siis on? Riskianalüüsi protsess kätkeb endas kõigepealt ohutegurite väljaselgitamist ehk esimene asi, mida me tegime riskianalüüsi ettevalmistusprotsessis, me püüdsime välja selgitada kõik ohutegurid, mis võiksid teie töökeskkonnas esineda. Nii nagu Kaie ütles, seadus sätestab siis ohutegurid niimoodi gruppidena, füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühhosotsiaalsed, füsioloogilised. Nii. Ja kõikide nende gruppide sisse mahub siis päris palju üksikuid tegureid. Me üritasime nad ära kaardistada. Selles kaardistamisprotsessis oli meile suureks abiks teie panus, ehk me saime siis teilt läbi selle küsimustiku tagasisidet, millised ohutegurid võiksid siis teie arvates töökeskkonnas olla olulised. Kui ohutegurid on kaardistatud, siis järgmine samm selles riskianalüüsi protsessis on siis hinnata, kas selle ohuteguriga kokkupuute tagajärjel võiks töötajal tekkida mingi tervisekahjustus, tööõnnetus või tööhaigus. Ehk see tähendab seda, et me üritame hinnata riski iga üksiku konkreetse ohuteguriga kokkupuutest. Hinnata seda võimalust, kas võib juhtuda midagi sellist ebasoovitavat, mis siis halva õnne korral võiks kaasa tuua tervisekahjustuse. Ja selle protsessi eesmärk on tagada siis ohutus. Mis asi on ohutus? Ohutus on selline olukord, kus riskid on viidud nii madalale kui võimalik, ehk riskid on viidud miinimumini. Seda, kas meil õnnestub mõni risk täielikult elimineerida või mitte. Aga tähtis on see, et tööandja peab tegema kõik endast oleneva, et viia risk nii madalale tasemele, kus ta enam tervist ei kahjusta. Ja vot selleks, et nüüd seda riski siis miinimumini viia, me üritasime neid ohutegureid kaardistada ja riski hinnata sellise kindla mudeli järgi, et me mitte iseenese tarkusest ei nuputanud, kuidas see täpselt käib, vaid proovisime siis ikkagi sobitada need ohutegurid konkreetsesse mudelisse ja see mudel on siis see Briti standard 8800 ja selle riskide sobitamisel või hindamisel selle mudeli järgi
proovisime siis nii palju kui võimalik arvestada siis neid objektiivseid kriteeriume ehk siis tuvastada siis objektiivsed riskid, aga loomulikult teatud ohutegurite puhul me pidime arvestama ka subjektiivseid riske. Näiteks psühhosotsiaalsete ohutegurite puhul on pea võimatu hinnata siis lõpuni selliste objektiivsete kriteeriumite alusel, et seal on siis väga suurel määral oluline just selline iga töötaja subjektiivne hinnang. Ja see mudel riski hindamisel, mida me siis kasutasime, oli siis selline, kus me siis seda ohuteguri esinemise tõenäosust hindasime 4-astmelisel skaalal ja ohuteguri tõsidust 3-astmelisel skaalal ja saime siis riskihinded 1-5. Tegelikult seda 5. taseme riskianalüüsis kirjas ei ole, sest kui selline olukord oleks tekkinud, et me oleks niisuguse ohuteguri tuvastanud, millel on siis töötajale niisugune talumatu risk, siis me oleks pidanud selle kohe ära kõrvaldama, me ei oleks tohtinud seda protsessi kuidagi jätkata. Aga üldiselt jah, riskid jäävad siis vahemikku 1-4 ja peamiselt siis vahemikus 1-3, nii et neid 4. taseme riske, kus on siis tõesti suur õnnetuse oht, neid põhimõtteliselt ka peaaegu ei ole. Nii, ja selle protsessi tulemusena, kui me siis need riskid olime niimoodi ära hinnanud, saime me siis sellise süsteemi sekkumismeetmete rakendamiseks ja sekkumismeetmete rakendamine riskianalüüsi tulemusena toimub alati sellise kindla loogika järgi selleks, et siis vältida niisugust juhuslikku sebimist. Ja juhusliku sebimise vältimiseks me tõesti siis nende riskitasemete järgi rakendasimegi või kaardistasimegi need tegevused, tööandja tegevused ja töötaja tegevused. Et kui te võtate selle riskianalüüsi dokumendi lahti, siis te näete sealt riskianalüüsi dokumendist. Riskianalüüs koosneb põhimõtteliselt siis 2 osast. Esimene osa on selline üldosa, kus on kirjeldatud siis kõik see metoodika ja niisugused üldpõhimõtted, õigusaktid ja kõik muu. Ja teine osa on siis niisugune Excel tabel, kus on siis loetletud ohutegurid, on iga ohuteguri juurde märgitud, kus ta esineb teie majas ja mida ütleb õigusakt selle konkreetse ohuteguri kohta. Siis on seal kirjas terviseriskid selle konkreetse ohuteguriga kokkupuutest, mida ta võib siis teha. Ja siis on tööandja tegevused ja töötaja tegevused ja seal on siis ka see riskihinne 1-5, nagu ma ütlesin. Ja kui te võtate selle dokumendi ette, siis te saate ka vaadata, mida siis konkreetse ohuteguriga kokkupuutes, kuidas tööandja seda riski maandab ja mida peate teie siis töötajana ise tegema. Ja see sekkumismeetmete loetelu või see tegevuste loetelu ongi siis tööandja poolt koondatud tegevuskavasse ja tegevuskava siis perioodiliselt uuendatakse. Aga lähme siis nüüd sisu juurde, sest aeg tiksub armutult. Kuidas siis tööandja seda sekkumismeetmete valikut lõpuks siis otsustab? Tegelikult väga oluline põhimõte, mida tuleb alati arvestada, on see, et sekkumismeetmeid tuleb rakendada alati suunaga üldiselt üksikule. Ehk kui me tuvastasime ohuteguri, näiteks, ma ei tea, mingisugune füsioloogiline ohutegur, tööasendid ja tööliigutused, siis esimene valik, kui risk on hinnatud, kas me saame seda ohutegurit kõrvaldada? Kas meil on võimalik midagi teha, et seda ohtu üldse ei oleks? Kui ei ole võimalik, siis liigume järgmise sammu juurde. Tehnilised abinõud, töökorralduslikud abinõud. Tehnilistest abinõudest mingisugused konkreetsed lahendused tööasendi või tööliigutuste hõlpsamaks muutmiseks, ergonoomilisemaks muutmiseks, töökorralduslikest abinõudest, näiteks puhkepausid ja nii edasi. Järgmine, kui tehnilised ja töökorralduslikud abinõud on kõik kenasti appi võetud, aga ikkagi risk on jätkuvalt olemas, siis tuleb töötajaid juhendada ja vajadusel korraldada väljaõppe. Oletame näiteks laboris kuskil, ostetakse mingisugune uus seade, sätitakse paika, nüüd me juhendame töötajad, kuidas konkreetselt selles protsessis või selles etapis seda tööd teha ja kuidas seda teha ohutult.
Kui nüüd pärast seda ikka jääb risk, vot siis me peame tunnistama, et meil nendest üldistest meetmetest hakkab nagu napiks jääma ja meil on vaja minna iga inimese tasandile. See tähendab seda, et me hakkame tegelema iga töötajaga eraldi ja esimene asi, mida me teeme, me saadame töötajad tervisekontrolli. Ehk see on siis nii-öelda personaalne meede, hindamaks töötaja tervist nende konkreetsete ohutegurite kontekstis. Lisaks tervisekontrollile vajadusel märgistatakse ohtlikud kohad, näiteks mingid seadmed, ettevaatust, ma ei tea, kuum pind või ettevaatust mingisugune oht kokku puutuda kemikaaliga või mingisugused liikuvad seadmeosad, mis võivad teid mehaaniliselt vigastada. Lisaks märgistamisele vajadusel töötajale isikukaitsevahendid. Näiteks haldustöötaja peab minema välja muru niitma, tal on vaja lisaks sellele, et ta käib tervisekontrollis, tal on vaja võib-olla kasutada näiteks kõrvaklappe, tal on vaja kasutada näiteks visiiri või kaitseprille või mingisugust spetsiaalset keha katvat riietust selleks, et siis mitte saada vigastusi. Ja vaatame siis, mis need ohutegurid, mis teie töös siis esinevad, mida me riskianalüüsi tulemusena teada saime teie abiga, mis võiksid siis tööhaigusi põhjustada või tööõnnetusi. Kõigepealt tööhaigused ja tööhaiguste selline võib-olla siis kõige tõsisem alaliik kutsehaigused, et mis see peamine risk teie töös on, kust võiks siis see kutsehaiguse oht tulla. Loomulikult, kui vaadata ka üldist statistikat, mitte ainult Tallinna Tehnikakõrgkooli, siis peamine oht saada kutsehaigus on ikkagi suur füüsiline koormus, üht tüüpi tööliigutuste pidev kordamine või üleväsimust põhjustavad sundasendid. Häälepaelte ülekoormus, see puudutab siis ennekõike just sellist laborites töötamist, kui te peate seal laboris aktiivselt võib-olla tudengitega suhtlema, samal ajal kui seal võib-olla töötavad ka mingisugused seadmed või masinad. Et see siis sunnib teid seda häält võimendama ja seeläbi kurnab häälepaelu. Aga põhiline on siis haldus- ja abitööde puhul just see füüsiline koormus, üht tüüpi tööliigutused, võtame näiteks mõdrikul, ma ei tea, silme ette tuli just praegu köök, et köögis võib-olla on seal vaja midagi hakkida, viilutada, tükeldada ja sa teed järjest kogu aeg üht tüüpi tööliigutusi või näiteks mingisuguste haldustegevuste või haldustööde puhul, jällegi, et ma ei tea, niidad seal muru näiteks ja sa viibid pikka aega järjest ühes asendis ja võib-olla seal, ma ei tea, hoiad käes näiteks mingisugust, ma ei tea, trimmerit või niidukit. Et see on kõige tõenäolisem võimalus saada ülekoormushaigus ja miks nii? Sellepärast, et tegelikult me täpselt neid samu liigutusi ja täpselt neid samu asendeid kasutame ju ka väljaspool tööd. Kui tööpäev lõpeb, me lähme koju ja me teeme täpselt seda sama. Või kui me võtame näiteks siia mingisuguse ma ei tea, töö laboris, võib-olla me peame seal viibima mingisuguse osa ajast sellises mitte kõige ergonoomilisemas asendis, selleks, et siis mingit protsessi seal, ma ei tea, tudengitele ette näidata või midagi teha. Ja see tähendab seda, et lihtsalt keha mingil hetkel väsib. Lisaks nendele füsioloogilistele ohuteguritele, võiks nüüd tekkida küsimus, et kas meil on veel mingisugune tööhaiguste oht näiteks seotud, ma ei tea, kemikaalidega või kokkupuutest müraga või vibratsiooniga. Jah, sellised riskid on teil täitsa olemas just haldustööde puhul, aga selleks, et rääkida tõsisest kutsehaiguse riskist, peaksite te aastaringselt nagu pidevalt tegema ühesuguseid töid. Et kui näiteks seal haldustööd jagunevad perioodi peale sõltuvalt aastaajast erinevalt, et siis see aitab meil tegelikult seda riski maandada ja otsest sellist mürakahjustuse või ma ei tea, vibratsioonikahjustuse ohtu just kutsehaiguse vaates tegelikult väga ei ole.
Küll aga nüüd küsimus, kas ka haldustööde puhul või ütleme töölaboris võiks kätkeda endas selliste psüühiliste haiguste ehk siis psühhosotsiaalsete ohutegurite riski. No põhimõtteliselt küll, et kui inimene teeb tööd ja see töö on seotud sellise vaimse pingega, mis iganes siis vaimse pinge alla ka mahub, see on suuresti ka subjektiivne, et siis põhimõtteliselt sellised meeleoluhäired, depressioon või ka siis kõige hullemal juhul näiteks läbipõlemine või ka ärevushäired, et iseenesest teoreetiliselt võimalik, aga võib-olla mitte selline ülemäärane risk. Aga seda on alati kõige keerulisem hinnata, sest siin me peame lähtuma ikkagi ainult nendest subjektiivsetest hinnangutest, mida me teilt saime. Aga tulles korra tagasi nende füsioloogiliste ohutegurite juurde, et siin siis mul küll pildil selline nii-öelda laua taga istuv inimene, aga ärge laske ennast sellest segada, lihtsalt tähtis on see, et siin pildil on hästi näidatud need kehapiirkonnad, mis võiksid siis ülekoormuse all kannatada, sõltuvalt sellest, mis tööd te täpselt teete. Tegelikult need kaelalihaspinged, õlaliigeste ja kõõluste põletikud täiesti vabalt võivad olla seotud ka mingisuguste haldustegevuste või haldustöödega, ka näiteks kokk köögis, kui sul on pliidi kohal ma ei tea, kubu ja sealt puhub sulle jahedat õhku kaelale ja sul on samal ajal selg higine ja sa seal, ma ei tea, hakid või viilutad midagi, et siis need riskid on sinul täpselt samamoodi olemas. Või näiteks käe- ja randmetendiniit, kõõluste põletik, kui sa, ma ei tea, niidad muru või lõikad näiteks, ma ei tea, oksi või rohid peenraid, siis või teed veel midagi, et need riskid on universaalsed. Need diagnoosid, mis on siin välja toodud, need on enamlevinud ülekoormushaigused, sõltumata sellest, mis ametit me täpselt peame. Ja raskuste käsitsi teisaldamine, eriti kui me teisaldame raskusi harva, siis meie töövõtted ei pruugi olla kõige ohutumad. Ja võimalikud tööõnnetuse põhjused. Et kui vaadata nüüd siis neid haldus- ja abitegevusi, et mis meil siis nendeks võimalikeks traumadeks töökeskkonnas võiksid olla? Haldus- ja abitööd alati seotud mehaaniliste vigastuste riskiga. See mehaaniliste vigastuste risk ei ole teie majas võib-olla ülemäärane, aga teoreetiliselt olemas. Järgmine, mingisugused põletustraumad kokkupuutes siis köögis, tehnoloogiaseadmete, ma ei tea, kuuma toidu või ka siis haldustööde või ütleme näiteks seal kuskil garaažis siis ka selliste seadmete või tööriistade mingite kuumade osadega. Aga ka mehaanilised vigastused tööriistade käitamisega ja samamoodi siis ka komistamine, kukkumine samal tasapinnal, näiteks õues liikudes, ebatasasused või ka siseruumides, kui meil on mingisugused takistused jäetud liikumisteedele, näiteks seal, ma ei tea, töötame seal laboris ja keegi paneb liikumisteele midagi, mis teistele põhjustab siis komistamise ja kukkumisohtu. Elektrilöögi oht seadmete, arvutite, aga ka tööriistade kasutamisel ja võimalik õnnetus kemikaalidega kokkupuutest. Ükskõik, kas mingisugused, ma ei tea, hoolduskemikaalid, ma ei tea, puhastuskeemia, koristuskeemia, midagi veel. Ja lihtsalt siia kõrvale siis teema ilmestamiseks panin selle pildi, et mis on siis need kehaosad, mis kõige tõenäolisemalt tööõnnetustes viga saavad. Loomulikult risk number 1 on siis ikkagi käte vigastamine. Sõrmed, käelaba on ikkagi kõige tõenäolisem kehaosa, mida me siis tööõnnetuse käigus võime vigastada. Lõikame sõrme, paneme käe kuhugi vahele, vääname, sellised sõrmeküünte vigastused, need on niisugused klassikalised. Mul endal just siin praktikas eelmisel või üle-eelmisel nädalal oli 1 nädala jooksul 3 erineval kliendil
juhtus tööõnnetus ja kõik olid seotud sõrme vigastamisega. Ühel juhul tootmisettevõttes inimene pani sõrme kuskile masina vahele, ühel juhul kokk lõikas köögis terava noaga sõrme ja ühel juhul viilutas siis inimene sõrme kontoris, pannes enda sõrme lihtsalt sahtli vahele, hakkas sahtlit kinni lükkama ja sõrm jäi vahele. Nii et ikkagi see käte vigastamine on kõige tõenäolisem. Ja eraldi siis võib-olla tasub ära mainida ka elekter. Tõepoolest, elektriseadmete, elektritööriistade kasutamisel, ka tehnoloogiaseadmete kasutamisel ikkagi see kokkupuude elektriga on võimalik ja peamised niisugused riskid või märksõnad siis siin välja toodud, et vigastatud juhtmed, pikendusjuhtmete kasutamine ja võib-olla siis hooletu suhtumine elektriohutusse nõuetesse. Et need on sellised märksõnad, mida ma siis tahaks teile mainida. Ja liigume tempokalt edasi paar sõna ka selle vaimse tervise kohta. No tehnostress, millest ma siin akadeemilisele personalile ja kontorirahvale rääkisin, ega see tegelikult ka haldus- ja abitööde puhul ei ole võõras teema. Kas või näiteks see, et tööandjal võib-olla töötajatega suhtlemiseks on kasutusel teatud sellised rakendused või keskkonnad. Töötaja peab mingisuguseid dokumente võib-olla kuskil kooskõlastama, viseerima, töötajad peavad osalema mingisugustel videokonverentsidel, näiteks selles samas infotunnis siin. Pidevalt on vaja võib-olla suhelda kusagil mingites keskkondades. See kõik võib tekitada töötajale sellist stressi, eriti kui võib-olla tark ja riistvara, ma ei tea, mõnikord tõrgub või ei ole internetiühendus piisav või mis iganes. Nii et tehnostress 21. sajandil on võib-olla enim töökeskkonnas esinev psühhosotsiaalne ohutegur. Õnnetus või vägivalla ohuga töö, teie majas selliseid töid, mille puhul nüüd saaks öelda, et tõesti see õnnetus või vägivalla oht on nagu reaalne ja suur, selliseid kohti ma ei tuvastanud. Ebavõrdse kohtlemise, kiusamise ja ahistamise teemasid ka minuni ei jõudnud, ka läbi teie küsimustikke mitte, aga kui sellised olukorrad esinevad, siis kõige tähtsam on see, et ärge lootke, et läheb mööda. Andke teada oma juhile või oma maja töökeskkonna spetsialistile, sõltuvalt siis kas Mõdrikul või Tallinnas, või läbi voliniku siis proovige seda asja lahendada. Ja sellest vaimsest töökeskkonnast, kindlasti on teie majas ka erinevad sellised juhised ja suunised, mingid teavituskanalid, kuidas informeerida tööandjat erinevatest teemadest, nii et olge kursis ja alati pöörake tähelepanu iseenda käekäigule, sest muidu tööandja ei saa teid kuidagi toetada, kui te tööandjat ei teavita. Füüsiline töökeskkond. Mis siis füüsilises töökeskkonnas just teie tegevust arvestades võiksid need riskid olla? Müra. Müra kindlasti erinevate seadmete, tööriistade kasutamisel, ka laborites. Ja müra puhul on siis oluline silmas pidada, et müra on igasugune inimese tervist kahjustav heli ja mürale kehtivad siis sellised piirnormid. 80 detsibellisest mürast alates me räägime siis tervise kahjustumise ohust ehk 80 detsibelli 8-tunnise tööpäeva sellise ekvivalenttasemena on siis, seda nimetatakse meetmete rakendusväärtuseks ehk sellest alates tuleb hakata rakendama siis abinõusid. Et kui meil on näiteks mingid tööriistad, ma ei tea, muruniiduk või akutrell või ketaslõikur või laboris mingisugune seade, et siis 80 detsibellisest mürast alates tuleb hakata tööandjal siis meetmeid rakendama ja esimene meede on alati tervisekontroll, järgmine meede, kui müra juba on nii-öelda kestev või veelgi valjem, isikukaitsevahendid
ja kindlasti alati see üldine abinõu, võimalusel asenda müraallikas väiksemat müra tekitava seadme või tööriistaga, kui on võimalik. Seadmete uuendamine, protsesside uuendamine alati on selline pidev protsess. Masinad, seadmed, tööriistad. Kõik seadmed, kõik tööriistad, mida me siis oma majas kasutame. Üldpõhimõte, et juhul kui see seade on nõuetele vastav, ehk ta on siis varustatud CE-märgistusega, ta on piisavalt ohutu, et vabalt liikuda Euroopa turgudel, siis eeldatakse, et selle seadmega seotud risk on vastuvõetav. See tähendab, et see seade on kasutamiseks sobilik. See tähendab, et tootja on teinud kõik endast oleneva, et viia riskid miinimumini. Nüüd, kui tootja on selle seadme valmistanud nõuetele vastavalt, siis järgmine samm on siis edasimüüja kohustus anda siis seadme ostjale vastav info, kasutusjuhend, ja tööandja kohustus on siis see seade paigaldada nõuete kohaselt ja viia läbi töötajale juhendamine. Aga iga üksiku töötaja, iga tööriista, iga seadme, iga masina kasutaja kohustus on järgida kõiki ohutusnõudeid, mitte eemaldada seadme või masina küljest siis ohutusseadiseid ja teavitada tööandjat igasugusest seadme kasutamisega seotud ohujuhtumist. Keemilised ohutegurid. No keemiliste ohuteguritega asi lihtne. Iga kemikaal, ükskõik kui suures või väikeses pakendis ta on, kui ta on varustatud ohupiktogrammiga, siis eeldatakse, et tegemist on ohtliku kemikaaliga. See tähendab seda, et tal on sellised omadused, et ta võib kahjustada keskkonda, tervist, vara või lausa kõiki neid korraga. Ja see tähendab seda, et me peame olema tähelepanelikud. Kui teil on kemikaalipakend, liimituub, ma ei tea, lahustipudel, mingi määrdeaine, köögis mingi puhastuskeemia või muu koristuskemikaal ja selle kemikaalipakendil on rombikujuline märk punase servaga, must pilt peal, siis on tegemist ohtliku kemikaaliga ja alati tuleb süveneda sellesse, millise konkreetse riskiga on siis selle kemikaaliga töötamisel meil oht kokku puutuda. Ja tähtis on see, et siis me peame kindlasti veenduma, et me kasutame seda asja sihipäraselt, et meil on olemas vajalikud isikukaitsevahendid ja me ei jäta seda kemikaali kuskile lohakile. Et kõik piktogrammiga kemikaalid on ohtlikud kemikaalid ja nende kasutamisel tuleb olla hoolas, tähelepanelik ja järgida tööandja kehtestatud nõudeid. Ka selliste päris pisikestes pakendites kemikaalidega võib põhjustada raskeid õnnetusi, kui neid kasutada mitte sihipäraselt, kui neid satub suhu, silma, nahale, kuhu iganes. Bioloogilised ohutegurid. No bioloogiliste ohtudega ka selline lugu, et kokkupuude inimestega kätkeb endas riski, et te võite kokku puutuda erinevate viirushaigustega, need, mis kanduvad väga hõlpsasti ühelt inimeselt teisele. Kui te töötate väljas, näiteks haldustööd, siis teil on oht kokku puutuda selliste pisikeste, mitte väga sõbralike olenditega nagu puugid ja puugid levitavad erinevaid haigusi. Entsefaliit on vaktsiin välditav, borrelioos paraku mitte. Borrelioos on küll ravitav. Nii et puuknakkuse oht, teoreetiline võimalus kokku puutuda erinevate, ma ei tea, putukatega, kes võivad siis kanda mingeid nakkushaigusi, aga võivad põhjustada ka siis allergilisi reaktsioone. Ja samamoodi on meil siis väljas võimalik näiteks, ma ei tea, saada teetanuse nakkus. Nii et soe soovitus, vaktsiin välditavate haiguste puhul aita ennast ise ehk võimalusel vaktsineeri. Teetanuse kordusvaktsiin, puukentsefaliidi vaktsiin, igati asjakohased, kui te töötate väljas, aga loomulikult lõpliku otsuse teete teie ise. Köögis, toiduainetega kokkupuutes, kõikvõimalikud toidupatogeenid ja tegelikult tasub alati olla siis hoolas ja järgida kõiki hügieeninõudeid.
nii, aga tõmban nüüd kohe otsad kokku ja siis te saate vajadusel ja soovi korral küsida veel ka küsimusi. Et need ohutegurid, millest ma siin praegu rääkisin, on muidugi väike osa. See riskianalüüsi dokument on palju mahukam. Ma noppisin siia välja lihtsalt need võib-olla kõige olulisemad. Aga tähtis on ikkagi see, et riskide maandamine toimub töötaja ja tööandja koostöös. Tööandja üksinda ei saa teha midagi, kui töötaja kaasa ei tule. Tööandja peamised ülesanded riskide maandamisel on tagada ohutud ja nõuetele vastavad töökohad ja töövahendid, veenduda, et ruumid, territoorium on liikumiseks ohutud, et töövahendid, mis töötajale antakse, on tehniliselt korras, ohutusseadised on olemas, nii nagu seesama Euroopa direktiiv ütleb, et nii nagu tootja on nad sinna pannud, et kemikaale kasutatakse sihipäraselt, töötajad on teavitatud töövahendite ja kemikaalide kasutamisega seotud riskidest, kõik vajalikud ohumärguanded on olemas, ruumide sisekliima vastab nõuetele ja töötajal on siis aeg ja võimalus puhkamiseks ehk siis töö- ja puhkeaja nõuded ja olmeruumid ja tööandja korraldab ka tervisekontrolli. Ja töötaja annab oma panuse järgides töö- ja puhkeaja nõudeid, läbides tervisekontrolli ja kuulates hoolega arsti juhiseid ja järgides neid, hoiab oma töökoha ja töövahendid korras, veendub, et liikumisteed on vabad ja korras, arvestatakse alati kolleegidega ja hästi tähtis, rõhutan veel, teavitatakse tööandjat tööga seotud olulistest asjaoludest. Siin on veel mõned sellised slaidid, mida vajadusel saate siis või huvi korral saate ise üle vaadata. Mina ütleksin lõpetuseks seda, et ohutu töötamine tagab selle, et meil on töökeskkonnas hea olla ja tagab selle, et meil on ka kolleegidega hea koostöö. Ja tähtis on siis see, et selleks, et tunda ennast töökeskkonnas hästi, andke oma panus, aidake tööandjal kujundada seda sobivat keskkonda läbi selle, et te olete aktiivselt kaasas ja teavitate tööandjat, kui midagi jääb silma, mis vajab muutmist. Aitäh teile! Aitäh Hillele, et tegemist oli nüüd tõesti sellise väga kiire ülevaatega ja sellise lühikese kokkuvõttega nendest peamistest ohuteguritest, mida riskianalüüs näitas, et mis on siis iseloomulikud teatud tüüpi töökohtadele meie töökeskkonnas. Ja Ille tõi siis need välja ja ka mõned soovitused, et mida siis töötaja peaks nagu silmas pidama igapäevases töö tegemises. Kas nüüd kellelgi on mingeid küsimusi Illele? Seoses riskianalüüsiga? Jäi mõni asi ebaselgeks või soovite täpsustada midagi? Nii, et nii kaua võib-olla, kui te siis siin mõtlete, et tekib võib-olla veel mõni küsimus, et siis korraks me vahetame siin ekraanil seda pilti ja ma räägin lühidalt ka sellest, et mis nüüd edasi saab, et kui riskianalüüs on tehtud, et mis on siis need järgmised tegevused, mida me oleme kavandanud selles riskianalüüsi protsessis või mida me üldse siis nende tulemustega pihta hakkame, mida me siin saime. Et kohe jagan oma ekraani teiega uuesti. Nii,
Ma loodan, et see slaid on teile nüüd nähtav, kus on pealkirjaks riskianalüüsi järgsed tegevused. See riskianalüüs on siis heaks kiidetud Töökeskkonnanõukogu koosolekul 6. mail ja ka heaks kiidetud 12. mail toimunud rektoraadi koosolekul. Et mitte siis tulevikus 2025, vaid juba möödunud kuupäeval, 12. mai 2025. Ja täna on siis lühikene tutvustus, et need veebitunnid me ka salvestame ja neid on võimalik hiljem järele vaadata. Ja nende veebitundide põhjal me koostame Priit Siitaniga ka sellised testid, et mida siis iga töötaja saab täita, et selle testi täitmine on siis nii-öelda kohustuslik ja selle testi tulemuse põhjal me siis kinnitame iga töötaja osalemise täiendjuhendamises. Aga et valmis kujul ja kogumahus need riskianalüüsi dokumendid on siis kättesaadavad nii dokumendihaldussüsteemis Pinal kui ka siis Moodle'i e-kursusel sisseelamiskursus TTK töötajale. Et see on tegelikult meil loodud selline Moodle'i e-kursus uuele töötajale, aga me tõenäoliselt tekitame sinna juurde uue sellise mooduli, kus on kättesaadavad siis nii meie esitlused, riskianalüüsi lõppdokumendid kui ka siis see test, mida töötajad saavad siis täita ja see test avaneb teile augusti lõpus ja selle täitmise tähtaeg saab olema 30. september. Mõned asjad me oleme jõudnud juba ära ka teha, et näiteks siin riskianalüüsi tulemuste põhiselt me siis ühtlustasime ära töötajatele korraldatava töötervishoiuteenuse sisu, et lähtuvalt siis nendest ohuteguritest, millega töötajad kokku puutuvad ja võimalikest terviseriskidest, on ka täpsustatud nüüd need terviseuuringud, mida siis töötajad saavad nii Tallinnas kui Mõdrikul ja see töötervishoiuteenuse sisu on nüüd siis ühetaoline kõikidele töötajatele, aga seal on mõningad diferentsid seoses sellega, et millised on siis need konkreetsed võimalikud terviseriskid, millega töötaja kokku puutub. Siis järgmise aasta õppeaastasse oleme planeerinud uue tegevuskava koostamise lähtuvalt riskianalüüsi tulemustest ja ka sisekontrolli kava koostamise ehk et milliseid tegevusi siis meie ise regulaarseid tegevusi meie ise peaksime tegema selleks, et jälgida, et meil oleksid nii-öelda töökeskkonnas kõik need vajalikud nõuded, ohutusnõuded täidetud. Ja mis on siis veel tehtud, et Mõdriku töötajate osas on juba valminud ka töötervishoiu olukorra analüüs töötajate tervisekontrolli tulemuste põhjal, et mille tähtaeg on siis, esimene tähtaeg on 31. detsember 2025, et kuna äsja siin kevadel märtsikuus oli kõikidel Mõdriku ja Rakvere töötajatel tervisekontroll, siis nende tulemuste põhjal valmis ka üldine selline koonddokument, töötervishoiu olukorra analüüs. Tallinna töötajatele on selle analüüsi koostamine siis veel käimas. Et need on nagu siis lühidalt need tegevused, mis meil ees seisavad, et siin on selliseid veidi detailsemaid tegevusi ka, mida me näeme, et mida on vaja teha, et näiteks oli siin juttu kemikaalide teemast, et meil on plaanis siis ka laboritega täpsustada nende nii-öelda selline kemikaalide loetelu, et milliseid kemikaale täpsemalt siis ühes või teises laboris kasutatakse ja koostada ka siis sellised lühikesed juhendid igasse laborisse, et mis on kõikidel töötajatel ja ka tudengitel kogu aeg silma all, et milliseid põhilisi ohutusnõudeid tuleb järgida siis kemikaalide käitlemisel. Ja nii edasi, et mõningaid selliseid väiksemaid tegevusi veel. Et see siis võib-olla lühidalt kõik ja et
Ille vist siin alguses, ma ei mäleta, kas sa mainisid, aga et eelmise nädala lõpus siis, kui keegi luges Guavat, siis seal siseveebis oli meil ka juba see uudis üleval, et kaua oodatud selline rõõmustav uudis, et meie kõrgkool on siis saanud järgnevaks 3 aastaks ka tervist edendava töökoha märgise, et mis viitab siis sellele, et tegelikult meil üsna süsteemselt tegeletakse nii selle tööohutuse suurendamise kui ka töötajate heaolu edendamisega erinevatel niisugustel nagu astmetel või tasanditel. Nii, et see on siis minu poolt nagu lühidalt kokkuvõtteks kõik. Küsin veel, kas on kellelgi mingeid küsimusi? Valeerial on siin käsi püsti. Jaa, Valeeria tahab lõpetan oma küsida. jagamise ära. Nii, palun, Valeeria. Valeeria, võib küsida. Lülitage oma mikrofon sisse ja küsige. Nii, vaatame. Chatis on ka midagi. Vaatame, mis chatis on. Siin Tere. on nüüd küll praegu chatis on ainult lihtsalt tere. Valeeria, kas te kirjutate oma küsimuse siia chatti või küsite suuliselt, siis te peate mikrofoni sisse lülitama. Okei. Nii, väga hea. Ootame siis seda küsimust. Jaa. Nii, kirjutab laboris üle 130 kemikaali. See on hea küsimus. Ja tegelikult vastus on siin lihtne. Te ei pea ise koostama lühikirjeldusi. Kõik need kemikaalid, mis teil laboris on, ma ei tea, mis labor, äkki kirjutate siia ka, mis labor teil on, aga tegelikult on kõikidele nendele kemikaalidele, mis on ohtliku kemikaalina märgistatud, on olemas tootja poolt koostatud ohutuskaart. Ja vot selle ohutuskaardi peab siis iga üksiku kemikaali kohta välja otsima. Ta ei pea olema välja prinditud, ta võib olla ka elektrooniline. Kui te kirjutate, mis laboriga tegemist on, ma üldjoontes üritasin arvestada, kas iga kemikaali kohta on olemas ohutuskaart? Jah, iga kemikaali kohta, mis on märgistatud ohtliku kemikaalina ehk mis on märgistatud selle piktogrammiga, iga sellise kemikaali kohta on olemas ohutuskaart. Kui teil seda mingil põhjusel ei ole, siis te peate küsima, kas oma tarnijalt, ütleme enam levinud kemikaalide kohta leiab neid ohutuskaarte ka internetist, aga üldiselt teie tarnija, kes teile siis neid kemikaale müüb, alati peab andma, et nii-öelda ärimüügil on alati kohustus anda kaasa kemikaaliga ohutuskaart. Ja vastus ongi see, et ei pea välja printima, pigem ikkagi elektrooniliselt. Ja ohutuskaardil on olemas kõikide kemikaali füüsikaliste ja keemiliste omaduste kirjeldus, terviseriskid, ohulaused, hoiatuslaused. Kemikaali ohutuskaart on selline standardiseeritud dokument, seal on 16 kohustuslikku punkti ja seal on muuhulgas välja terviseriskid, ohulaused, hoiatuslaused ja seal on ka juhul, kui selle kemikaali kasutamine eeldab isikukaitsevahendeid, siis on seal isikukaitsevahendid loetletud. Ühesõnaga, ta on selline absoluutselt universaalne dokument ja selle koostab kemikaali tootja. Euroopa Liidus otsekohalduv kemikaalimäärus ütleb seda, et iga ohtliku kemikaaliga käib kaasas ohutuskaart ja teie ei pea seda ise kuskilt hakkama koostama. Kohe kirjutan. Et seal ongi oluline see, et mis peaks olema nüüd nende laboriinseneride või laboritöötajate ülesanne, et vaadata täpselt üle, et kas on süsteemselt kogutud ja käepärast need kemikaalide ohutuskaardid
et kõikide nende kemikaalide kohta, mida konkreetses laboris nagu kasutatakse. Aga et mida me veel tahtsime teha, et see on selline natukene arutamise teema, et nii-öelda igasse laborisse tekib nagu selline seina peale selline, ütleme, a la 10 punktist koosnev meelespea, et kui kas töötaja või tudeng kasutab laborit, kus kasutatakse kemikaale näiteks, et millised on siis need nii-öelda 10 punkti, mida silmas pidada, kui seal laboris toimetatakse. Et kas see puudutab mingeid isikukaitsevahendeid või see puudutab mingeid töövõtteid, et need on sellised, ütleme sellised lihtsal kujul A4 formaadis ühel lehel paberil nii-öelda ühel A4 lehel paberil juhised selle kohta, et mida peab nii-öelda iga selle labori kasutaja nagu meeles pidama, kui ta seal laboris toimetab. Noh, lihtne näide, et jah. enne töö alustamist, noh, ma ei tea, pane selga, ma ei tea, Jah. vot see jakk, Jah. veendu, et sul on tõmbekapp, ma ei tea, sisse lülitatud, noh, mida iganes, noh, seal sõltuvalt laborist, eks ole, konkreetsed tegevused. Pärast kemikaali kasutamist alati sulge kemikaali pakend ja pane see suletud pakend tagasi sinna kohta, kust sa võtsid. No ühesõnaga niisugused hästi lihtsad, selged, arusaadavad näpunäited. Ja näiteks ka see, et kui kemikaale kuskil hoiustatakse, et siis need oleksid ikkagi originaalpakendis või kui neid nii-öelda valatakse ümber mõnda teise pakendisse, et siis see pakend oleks kindlasti korrektselt märgistatud. Et no näiteks sellised asjad, et kuna meil sellesama riskianalüüsi protsessi käigus muuhulgas, see oli küll rohkem seotud selle tervist edendava töökoha märgistusega, käis ka töökeskkonna konsultant majas ja tutvus just siis erinevate laboritega Tallinna majas, siis see oli tema tähelepanek nagu meie laborite kohta, et ta juhtis sellele tähelepanu, et need kemikaalid peaksid olema nagu täpsemalt märgistatud ja et ka töötajad siis teadlikumad. Ja kindlasti me kaalume ka vajadusel siis eraldi sellist sisekoolituse tegemist töötajatele, et siin võib teha meile ettepanekuid ka töökeskkonna nõukogule või töökeskkonna volinikele või spetsialistidele, et milline see koolitusvajadus täpselt selles osas on, et siis me saame seda ka kujundada. Et nii-öelda, et see ikkagi saaks meil ka korda, see asi. Nii, kas on veel küsimusi? Kui hetkel ei ole, siis mina tänan teid kuulamast, soovin teile ohutut töötamist ja ilusat suve. Ja minu poolt samuti, et kena suve ja ohutut suve ja kohtume teiega sügisel. Aitäh kõigile!